Käimas on meeleavaldus, mille on EKRE ja eelkõige Kalle Grünthal kokku kutsunud. Teie mure taga ei ole otseselt poliitilist laadi. Kas olete ise ka EKRE pooldajad, olete ka poliitilistel põhjustel siin? Mina ei ole laste pärast. Kindlasti oleme poliitilisel põhjustel. Me oleme ikkagi põhjusel siin, et meie lapsed saaksid edasi käia ujumas. Lasteaedades siis neid basseine ära kinni ei pandaks. Kas oli ka mingisugune tõrge selles mõttes, et tuleb liituda poliitilise ettevõtmisega, mis toetab ühte erakonda, kes ei pruugi lemmik olla? Ütleme nii, et mina ennast sellest kõigutada ei lasknud, sest mina seisan enda laste eest ja mina tahan, et mu lapsed ujuksid. Kas teile tundub, et see 3 kuu piirang, äkki on linnal nii raske, et äkki see on mõistlik piirang? Mis te arvate? Ma arvan ikkagi laste arvelt ei tasu kokku hoida, et on muud võimalusena. Ja kõige olulisem asi, kui kuskile tahetakse raha kulutada või kuskil tõusevad kulud, siis alati on tähtis ja teine pool, kust see saadakse. Milline kulu linnas tundub teile olevat ülearune, mille arvel võiks laste ujumisega jätkata? Kindlasti on siin läbi käinud, et meie linnas on 2 abilinnapead ja me ise oleme arvamusel, et 2 abilinnapead ehk ei ole mõistlik pidada ja kindlasti võib-olla võiks mõelda ka linnapea palgale, mis on praegu hetkel siis kogu aeg tõusnud, kui meil on olnud linnapea vahetus. Kas lasteaia kasvatajad on palgaga rahul ja kuidas teile selle poole pealt tundub? Need, kes selle asjaga otseselt seotud on? Selle koha pealt me ise ei ole lasteaia kasvatajad. Täna siin ka seisame sellepärast, et... Ma kujutan ette, et võib-olla nad isegi ei ole rahul, aga nad lihtsalt ei räägi sellest. Aga te kindlasti näe ette sellist varianti, et on lasteaia kulud, lasteaia kasvatajate palka tuleks natuke vähendada, et lapsed saaks rohkem olla. Seda kindlasti mitte. Siin kandis küll väheneb. Et ikkagi linna valitsemiskulud alla ja lapse basseini tagasi. Basseini õigused on ära võetud.